Meie igapäevaelu keerukuses ei saa alahinnata emotsioonide rolli. Kuigi tihti püütakse ratsionaalsust ja loogilisust pidada meie mõtlemise tippvormiks, on tegelikkuses meie emotsioonid fundamentaalsed tegurid, mis mõjutavad meie arusaamu, valikuid ja käitumist. Miks on emotsioonid meie ratsionaalsusele eeltingimuseks? Emotsioonid on meie loomulik viis maailmaga suhtlemiseks. Kui kogeme midagi intensiivset, olgu selleks rõõm, viha, hirm või kurbus, anname endale loa neid tundeid täielikult kogeda. Need tunded on algselt mitte intellektuaalsed, vaid tihedalt seotud meie keha ja südamega. Emotsioonide kaudu töötleb meie aju elukogemusi, mis viivad meid kõrgematele mõtlemise tasemetele. Selle põhjal saab arendada edasi ratsionaalseid ja loogilisi mõtteprotsesse. Näiteks kui inimene tunneb viha, reageerib ta esmalt emotsionaalselt, kuid see viha annab talle ka teatud teabe. Ta on tajunud ebaõiglase või vastuvõetamatuna midagi. Alles pärast seda, kui inimene on suutnud oma viha identifitseerida ja mõista, saab ta hakata mõtlema ratsionaalselt, kuidas lahendada olukord või leida viise, kuidas seda viha leevendada. Ilma esialgse emotsionaalse reaktsioonita ei oleks tal võib-olla isegi aimu, et tal on probleem. Emotsioonide kogemine on seotud meie evolutsioonilise ajalooga, kus need on aidanud meil ellu jääda. Emotsioonid on olnud elu ja surma küsimus. Hirm on päästnud meid ohtudest, kurbus on näidanud kaotust ja kaastunde vajadust. Täna ei ole need instinktid enam samamoodi elu küsimus, kuid need on siiski tugevalt juurdunud meie reaktsioonides. Kui me ei luba endil olla emotsionaalsed, siis takistame oma aju võimet töödelda ja mõista, mis toimub meie ümber. Karm ratsionaalne lähenemine ilma emotsioonide arvestamiseta viib meid sageli ebamugavatesse või mitteoptimaalsetesse lahendustesse. Näiteks võib inimene, kes ei oska oma kurbust või hirme väljendada, kannatada pikaajalise stressi all või võtta vastu otsuseid, mis ei kajasta nende sisemaailma tõelist vajadust. Emotsioonid ei ole ainult negatiivsed kogemused, vaid ka sisend ratsionaalsusele. Tugev õnnehetk võib meid innustada tegema mõistlikke valikuid, pakkudes tasakaalu ja rahu. Õppides oma emotsioone ära tundma ja mõistma, oleme paremini valmis arvestama nende tähenduse ja mõju otsuste tegemisel. Täpsemalt öeldes, emotsioonid annavad meelerahu. Kui oleme kogetud emotsioone mõistnud, ei pruugi me olla lihtsalt loogilised või ratsionaalsed. Me oleme teadlikud ja tasakaalukad. Me ei järgi vaid külma kalkulatsiooni, vaid lähtume mõistmisest ja empaatiast, suutes arvestada teiste inimeste tundeid ja seeläbi teha paremaid valikuid. Selle tõttu on oluline mitte alahinnata enda emotsioone. Me ei peaks püüdma neile vastu seista ega neid alla suruma. Pigem tuleks neid võtta kui teejuhte, ratsionaalse ja tasakaalustatud mõtlemiseni. Sest alles siis, kui oleme saanud olla emotsionaalsed, saame edasi minna ratsionaalseks ja loogiliseks. Aitäh ja peatse kuulmiseni!